üllatusena? Ta tuleb ikka igal aastal üllatusena, sest et ega sa kunagi ju ei tea, et mis tuuled või kes hääletavad, aga väga meeldiva üllatusena. Kas sa mäletad üldse, kui palju sul neid trofeesid juba kogunenud on? Neid kujusid on vist kodus mul 4 või 5 või. Aga ma olen hästi palju saanud ka kunagi neid teisi kohti. Et ma ikka nagu tühjade kätega pole ühelgi aastal jäänud. Aga sellist kaunis kuulikest? Ei, varem olid need teletornid, et sellised olid, aga jah. Kas elasid täna kellelegi kaasa ka? Jah, ma pean ütlema, et ma tegelikult ootasin hästi, et aasta meelelahutaja tiitli saab Tanel Padar, kuna Tanel on ennast ikka igat pidi sel aastal nagu näidanud meeletust erinevatest külgedest, et üllatanud, aga vähemalt sai ta pärjatud. Nii et ka sina vaatasid näosaadet? Ja, see oli ainuke saade, mida meie kodus lastega ühelgi nädalal vahele ei saanud jätta. Kas on mõni eredam etteaste meelde jäänud? On Tanja 2 etteastet, nii Pavarotti kui Pink ja ütleme, et kõik Taneli etteasted. Aga räägi natuke lugejatele, et milline su argipäev välja näeb? Sul on tegemisi küll ja küll, et kui suur eeltöö üldse ühele saatele? Sa mõtled raadiosaatele? Ei, raadiosaatele ma ei tee eeltööd, et see on põhimõtteliselt, et me näeme teema. Loomulikult ma mõtlen selle teema peale, aga seal ju teevad suure töö ära siiski kirjutajad ja helistajad. Aga eks ma ikka kogu aeg hoian kursis läbi Facebooki inimesi ja suhtlen nendega hästi palju läbi Facebooki ka meie lugejatega ja mul tuleb hästi palju teemade pakkumisi ja on väga paljud inimesed, kes kirjutavad lihtsalt oma muredest, et nad ei taha seda eetrisse, vaid nad tahavad lihtsalt kellelegi ära rääkida ja siis nad ütlevad, et ma olen ainuke inimene, kellele nad räägivad oma mingitest muredest, ütlevad, et sa võid võtta siit mingi teema, aga mitte kasutada seda kirja. Et see on hästi armas, et mulle tundub, et ma olen kuidagi selle mingi usalduse nagu teeninud ära ja see teeb südame hästi soojaks. Kas tänaval astutakse ka ligi teinekord oma muredest rääkima? Jaa, on. Et isegi mitte nii palju tänaval, et poes tavaliselt ja siis klubides. Ja klubides need, kes tulevad, need on meesterahvad. Et mis on üllatav, et kes tuleb, nad kurdavad oma läbisaamisi ja oma suhteid naistega ja siis nad ütlevad, no mis sa arvad, et miks ta mulle niimoodi ütles või miks ta nii tegi või siis ma ikka vahel lahkan nendega neid teemasid, et see on huvitav. Ja kas pärast tulevad tänukirjad? Ma olen saanud ühe tänukirja, kus selles mõttes tänukirja, et oli vist mingi tüli mingil baaril ja see mees võttis minuga läbi raadioühendust ja palus, et ma ütleks siis midagi edasi kunagi ja siis ma ütlesin ja siis ma sain tänukirja, kui nad abiellusid. See on parim tulemus ilmselgelt. Ma arvan küll. Aitäh sulle ilusat! Aitäh!